Sõna saab õppejuht Ülle Rets. Sellepärast, et meil on meediaklass, peaksid seda oskama, tehnikaklass. Kallid lõpetajad, austatud vanemad, kolleegid ja külalised. Kõigepealt ma tahaksin tänada klassijuhatajaid. Koolis on klassijuhatajal üks hästi oluline roll, sest sageli just sõltub klassijuhatajast see, kui edukad meie lapsed koolis on. Ja mitte kõik õpetajad ei ole loodud klassijuhatajateks. Ja praeguseid klassijuhatajaid ma tahaksin tänada Doris Varema luuleridadega. Ja see luuletus on võetud kogumikust Elu tants. Õpetaja. Maailm on kirjadest kirju. Kuidas seal leida teed, mismoodi ära tunda veesooned ja põhjaveed? Kuis jõuda allikani? Mõnda ehk aitab vits, mõnele kulub ära sõbraga koos võetud pits. Mõni ei saagi saama, mida seal sundida. Sandidraama on tihti tahtmatus kõndida. Aga küsimus püsib. Kes on see, kes teda küsib? Mõtelnud terve elu, ei ole mul valmis vastust, kuigi tean, et vastama pean. Oma enese südamelt küsib, südamelt käsib. Tema on aastatuhandeid vanem ja targem kui süda. Elu. Ei näe. Sa oled tulnud andma, mitte saama. Mis sunnib selleks sind? Mis vastutus? Mis vaevab sinu meelt? Üks inimestest oled mitte jumal, nagu ise hästi tead. Ei ole sinu võimuses neid kallutada teed, kuid mõtlemine sobib sulle hästi, teeb auku soovid. Siiski teine pool on mündil ka ja mõnevõrd frivool. Kas tohin paluda sind tantsule? Võib-olla selle läbi selgib sulle inimese tee. Selle luuletuse read on oma enese näpukestega tehtud joonlaual, mida klassijuhataja järgmisel aastal saab siis kuskile väga tähtsa õpiku või raamatu vahele panna. Õpetajale. Kes on tüdrukutele eeskujuks, silmaleiluks, lahke, sõbralik. Tema juurde võib alati tulla ja ka reaktsioonivõrrundit õpetab hästi. Riina Reiljan. Õpetaja, kes tuli sellel aastal minu palvel klassi juhatama, kes on korrektne, täpne ja on kenasti oma õpilased ka lõpetanud, kusjuures täpsus tuleb tema elukutsest. Laire Kannen.
õpetajale, kellel on selline üks eriline omadus, mida mina ei ole veel avastanud, mis asi see on. Kõik tema klassid on teda piiritult, meeletult, hellalt armastama hakanud ja hoiavad oma klassijuhatajaks. Ja sageli teevad ka krutskitega kingitusi. Õpetaja Peeter Koort. Õpetaja, kellel on imeilus naer, helisev naer. Õpetaja, kes valutab südant meie ühiskonnas toimuva üle. Õpetaja, kes on alati, kes tahab kohe endale klassi, sest ilma klassita ta arvab, et ta on pool sellest õpetajast, kes ta võiks olla. Õpetaja Piia Jullimaa. Meie kõige noorem klassijuhataja. Ka tema on ainult aasta klassi juhatanud ja gümnaasiumi 3 aasta jooksul on sellel klassil olnud 3 klassijuhatajat. Nii et nad saavad isekeskis teha analüüsi, kes on neist kõige parem nende arvates. Ja kui ma tegin ettepaneku klassijuhatajaks hakata, siis oli õpetaja kõhklev, kas ta saab hakkama, sest esimest aastat. Aga mõne aja pärast märkasin, et tema ruum on tema õpilasi täis, võeti teda omaks, ta oli hooliv, ei kaevanud kunagi ühegi õpilase peale, ühtegi muret klassis ei olnud. Need mured said kõik omavahel selgeks räägitud. Õpetaja Riho Rosin. Ainult mikrofon keeranud. Aga nüüd ma tahaksin teile, armsad lõpetajad, mõned sõnad öelda. Sõnajõudu olete kindlasti nende kooliaastate jooksul tunda saanud. Mõnikord on need valusad, mõnikord on rõõmsad. Sellest ma täna ei räägi. 12 aastat on maailma ajaloos tegelikult imelühike aeg. Aga 12 aastat teie elus on pikk aeg. Seda on rohkem, kui on teie vanust praegu. Oled gümnaasiumi lõpetaja, kellel peaksid olema laialdased teadmised, et edasi minna. Kuid mõnikord raamatutarkused ununevad kiiresti. Aga räägitakse, et haridusega kaasneb ka inimväärikus. Ja see inimväärikus jääb teile. Kõiki elus vajaminevaid tarkusi ju kooliraamatutest ega kooliprogrammidest ei õpetata. Selle olete te kindlasti õppinud, vaadates kaaslasi, jälgides õpetajaid, olles kursis eluga väljaspool kooli, suheldes sõpradega ja sa tead, et inimese väärikust ei saa pooleks jagada ega tuletist võtta. Hinge suurust ei saa kindlaks määrata pindala või ruumala valemitega. Südamesoojus ei peegeldu sellisuse ega Fahrenheiti skaalal. Sotsiaalne intelligentsus ei sigine arvutiklahve näppides. Inimestevahelised pinged võivad lahvatada veel enne, kui ohusignaalid sütivad.
kõike seda olete kogunud ühel või teisel viisil ja need teadmised, oskused, kogemused ei unune teil kindlasti. Olete eriline lend. Eriline lend sellepärast, et teie õppisite nüüd uue õppekava järgi. Ja uus õppekava tähtsustab küll teadmisi, mis te saate õppeainetes, vaid suur roll on pädevustel. Ja väärtuspädevus eeldab oskust hinnata vähemalt enda väärtust, taibata oma füüsist, mõtteid, hinge. Tahame loota, et suur osa teist mõistab, mis tähendab olla tõeline daam või härrasmees. See tähendab esimesena tänamist ja viimasena kaebamist. Tegevuspädevus. Te oskate valida elus edasijõudmise vahendid ning suudate alati kokku leppida sellest, millest te huvitatud pole. Tõde on otsetee. Tõde, et otsetee ei vii alati sihile, vaid tuleb kasutada kõveraid teid, selle olete kindlasti koolis juba selgeks saanud. Enesemääratluspädevust. Saate usinasti edaspidi ka veel arendama asuda. Teil on aega, et õppida tundma ning mõistma iseend või ka inimesi enda ümber. Küllap, et teis kõigis on olemas enese edasiarendamise oskus. Oskus leida maailmas hõlpsasti kätte vajalikud teadmised, inimesed, raamatud ja jätkugu teil otsimise tahet pikaks ajaks. Õppige mõtlema oma peaga, tundma oma südamega ja astuma oma jalgadele. Õppige tundma õnne ei millestki. Ja ma soovin teile mitte õigeid valikuid, vaid oskust teha õigeid valikuid. Mitte jõukust, vaid rikkust. Mitte õnne, vaid tee leidmist õnnele. Mitte edukust, vaid pidevat huvitavat protsessi edukusele. Ole sina ise. Head teed, kallis Kivilinna gümnaasiumi viimane lend. Aitäh teile! Kallid abituriendid, on saabunud telegramm. Kuigi kool on läbi saanud, jäävad teatud õppeaineid teid saatma kogu elu. Ja üheks neist on kindlasti keelelu. Ilma milleta ei möödu teil ühtegi päeva. Olete koolist saanud kaasa palju õpetlikke sõnu ja südamlikke soove. Mina annan teile eluteele kaasa hoopis valemi. E plus T võrdub R. Kus E on eesmärk, T on töö ja R võrdub rahuloluga. Kui sul on eesmärk ja sa teed selle saavutamise nimel kõik, mis sul võimalik teha, siis oledki eluga rahul. Sest kui sul jääb tegemata midagi, mida sa muuta ei saa, siis sellepärast ei ole mõtet rahulolematust tunda. Ehk siis E plus T võrdub R. Kui keemiline see valem on, eks ei ole igaühe ise otsustab. Aga tasakaalustada tuleb see igal juhul. Tasakaalustatud eluteed soovides Helgi Mooni Miamist.